esimesena Sleepwalkerist, sest et see on lühifilmide festival. Olen näinud lühifilme, olen neid vaadanud, olen programmi mingil määral kokku pannud ja olen neid ise teinud, sest haridus on selline. No, kui ma seda küsimust alguses kuulsin, siis loomulikult mul meenus ka kõigepealt Uku film Tulnukad. Et see oli kooli ajal popp aga peale seda tegelikult mul meenus, ma küll ei mäleta filmi nime, aga ma mäletan, et see visuaalselt väga köitis mind, oli Birgit Demidova väga siuke kihvt ja kui ma eksi, äkki ta oli mustvalge film, aga ma ei mäleta selle filmi nime ja see mulle väga meeldis. Eks neid on veel, on mu enda mingi kursakaaslase mingi töö, mis mulle ka väga meeldis, aga ma samuti nime ei mäleta. Ja see on, seal oli ilgelt palju mingit patju ja sulgesid, ma mäletan, ja see oli kuidagi nii võimas, et kui ma seda filmi nägin, seda lühifilmi, siis tema lõpetas minu arust hiljem kui mina. Ja kui ma seda filmi hiljem vaatasin, siis ma mõtlesin, et see film ja need kaadrid sobiks hästi mõne muusikavideo või mõne muusikapalla taustaks videona. See on nii ja naa, selles mõttes, et muusikavideo võib kategoriseerida kui lühifilmi sellepärast, et ma arvan, et on videoid, mida tehakse selle mõttega, et leitakse väga kihvt lugu, mida siis ka pildiliselt jutustada. Aga kindlasti on ka neid lugusid, mida lihtsalt tehakse video selleks, et võib-olla suuremat kõnepinda saada, kuulajaskonda saada, et see on niisugune sõu ja sõu, et kindlasti paljud ütlevad, et ei ole lühifilm ja samas võib olla. Kui ta ikkagi mingi loo ära jutustab, tal on algus mingi kõrghetk ja lahendus, ma arvan, et ta võib kategoriseerida küll. Ma ei eksi, siis oli aasta 2007, võib-olla 2006 ka, ma ei mäleta enam. Ma pean CV-st vaatama, aga ja ma korraldasin seda festivali koos Monika Siimetsaga. Ja see oli väga põnev aeg, sest ega me ei maganud palju, vaid me istusime PÖFFi kontoris, mis siis asus tol ajal raadiomajas ja seal me elasime kõik need tunnid, et oli põnev ja lõpus ja see seltskond oli tohutult põnev, et mulle väga meeldis ja minu üks suur osa oli ka muusikavideode programmil, et mina eelkõige hoolitsesin selle eest ja hoolitsesin ka selle eest, et külalistel oleks pärast lõbus pidu. Ei, ta kindlasti ei ole selle tõttu kehvem, et ta on lühem. On väga häid lühifilme ja sellepärast, et ta lihtsalt 10 või 20 minutit kestab, ei tähenda, et ta nüüd kuidagi halvem oleks küll, aga ma arvan, et miks võib-olla võivad inimesed nii arvata, siis üldjoontes käibki nii-öelda lühifilmi kokku meil siukse tudengifilmiga, ehk siis see on nii-öelda katsetused, meie esimesed siuksed katsetused, et siis nad ei pruugi võib-olla tõesti väga siuksed kõige kihvtimad olla alati ja võib-olla need ideed ei kanna nii hästi kui mõned teistel filmidel või teistel žanritel, aga kindlasti on väga häid lühifilme ja tudengifilme, nii et seda ei saa nii öelda, et alati oleks halvem. Ei. Kindlasti peaks vaatama lühifilme, sest ma arvan, just eriti vaatama tudengifilme, sest nii saabki ju näha seda arengut, mis meie uutel režissööridel ja lavastajatel toimuma hakkab suure pika eluea jooksul, mis ma arvan, et tuleb väga häid režissööre peale.